No nii, täna on Eesti spordil, Eesti tennisel väga suur päev. Kaia Kanepi mängib Australian Openi 16 parem hulgas valgevenelanna Arina Sabalenkaga ja elame Kaiale kaasa. Teeme seda lausa Keenias. Siin on minu kõrval Eesti maratonitiim, Tiidrek Nurme, Roman Fosti, Kaur Kivistik. Kõik on väga pinevil praegu, vaatavad tennist ja elavad Kaiale kaasa. Väga pinges kõik. No Tiidrek, palju üldse teisi alasid jälgite, teiste Eesti sportlaste esinemisi? Ikka. Kõik, kes hästi teevad ja eks ikka peavoolumeedias läbi käivad nimed on ikka jälgitavad. Kaasa arvatud Kaia Kanepit. No nii, Kaia küll esimese seti 5-7 kaotas, aga nüüd on 3-0 ees. No see on nagu jooks tegelikult. Ega alguses tasu teinekord väga viimast käiku sisse panna. On ju Ronka? Õige, et tähtis on see, kes on finišis esimene. No täpselt jah. Lõppu tuleb ajastada ilusti. Palju sa ise muidu tennist jälgid või olete kunagi keegi proovinud tennist mängida? No mina pidin minema tennisetrenni. Kuskil 8 aastane oli. Et siis lõpuks ikkagi vaatan, et tennis on natuke kulukas ala võib-olla vanemate jaoks ja siis otsusen, et ikkagi ei lähe. Vanemate rahakoti teeb tühjaks. Aga nüüd mõtlengi, et näed, sa oleks pidanud minema. Seal on raha rohkem. Jooksma ikka vaese poisi ala, aga need... No nii, aga te olete kolmekesi kõik koos ja valmistute siin Keenias siis suurteks võistlusteks, Euroopa meistrivõistlusteks. Kaur, sa oled nüüd seda mängu siin, rääkisime Ronka ja Tiidrekuga juttu, jälginud Kanepi oma 4-0 ette läinud. Mis on talle nüüd edu toonud siin teises setis, sa oled seda vaadanud? Ma arvan, et see juba esimese seti lõpp, ta sai nagu selle initsiatiivi enda kätte. Ja mida võib-olla asi edasi, seda rohkem see valgevenelane nii-öelda vaimne mäng vaata. Kui sa ikkagi vaimselt tekib nõrkus, siis teisel on seda hea ära kasutada ja mulle tundub, et Kanep on praegu nii-öelda eelises, aga naistel see võib pöörduda nii kähku, et ega järgmine set võib olla vastupidine. Väga õige, tennis on väga keeruline mäng, et jooksmine on selles suhtes lihtsam, et kui on hea vorm, lähed ja jooksed, kuigi ega maratonijooks on ka selles suhtes üks keerulisemaid alasid. No vaatame toonates, sa oled siin keskmäestikus ja kui sa nüüd siia jooksma läheb, vaatame kui keeruline või mitte keeruline see on. Seda saame näha. Siin on 4 meest praegu ja 3 mahub koondisse, nii et seda me vaatame, üks peab välja jääma. Aga kõigepealt on loomulikult tähtis see, et Kanepi selle mängu võidaks ja nagu öeldud, oleme igal pool Eesti spordi eest väljas, olgu see ükskõik kus kohas maailmas, Keenias, hoiame siis Kaiale pöialt, teine set on 4-0 ja saame juba näha, kas tuleb siit võit. Nii et edu poisid Kaiale. Edu Kaiale. Ja edu teile. Edu Eestile. Ja edu meile kõigile.